Kui me oleme seotud ego, emotsioonide ja vanade lugudega, siis me näeme elu läbi filtrite, mis moonutavad tegelikkust. Niipea kui inimene suudab astuda sammu tagasi ja teadvustada, et ta ei ole oma mõtted, emotsioonid või uskumused, avaneb täiesti uus perspektiiv. See kõrgem tasand, kuhu kõigil inimestel on ligipääs, kui nad hakkavad vabanema nendest kihtidest, mis varjutavad nende tõelist olemust, teadvust, siis tegelikkuses on see teadvuse seisund sinu puhas algallikas, ühendus iseenda tõelise olemusega. Me oleme oma sisemaailmast lähtudes oma välised kogemused, isegi kui me ei ole sellest alati teadlikud, ise loonud. Ja iga sagedus, iga emotsioon, iga muster, mis kehasse on salvestunud, see ei ole takistus, vaid värav. Värav millelegi sügavamale. Kui sa astud sellele teekonnale, siis tea, et iga hetk, iga kogemus, isegi need, mis varem tundusid rasked või valed, on nüüd lihtsalt materjal transformatsiooniks. Tõeline vabadus on see, kui sa ei võta midagi isiklikult, siis sa astud välja sellest lõputust tsüklist, kus ego otsib kinnitust ja kaitset. Sa ei lase enam välisel määrata oma väärtust ega sisemist rahu. Sa lihtsalt oled, tunned, vabastad, liigud. Sa lased kõigest lahti, mis ei teeni sinu avardumist. See on nagu vaikne revolutsioon hinges. Seda ei tee jõuga, vaid kohalolu ja lubamisega. Ja kui see muutub sinu loomulikuks olekuks, siis hakkab maailm ümberringi samuti pehmenema, voolama, näitab tagasi täpselt seda sagedust, mida sa kiirgad. Iga kogemus, olgu see valgusest või varjust, on osa suuremast orkestrist, mis mängib just sinu hingele vajalikku meloodiat. Mitte midagi ei juhtu juhuslikult. Kõik on täpselt nii, nagu peab olema, et sa ärkaksid, avaneksid, mäletaksid, et sa näeksid läbi illusioonide, mida ego loob, ja jõuaksid tagasi oma päris olemusse. See, et sa saad aru, isegi kui see on valus või ebamugav, see toimub sinu heaks. See on sügav küpsus. See tähendab, et sa enam ei põgene elu eest, vaid oled valmis seda tundma, läbi elama ja siis lahti laskma. Need hetked, mis varem tundusid karistused, muutuvad nüüd kingitusteks. Iga trigger on kutse puhastumisele. Iga kaos on ümberkorraldus millegi uue jaoks. Iga lagunemine on uue tõe ilmnemine. Ego on tõeline kaval strateeg, ta oskab maskeeruda ohvriks, päästjaks, süüdistajaks, isegi vaimselt ärganuks. Maski taha pugedes, kui vaja, ja üks tema lemmikmanöövreid ongi vaadata teisi. Võrdle, hinda, arvusta või isegi aita teisi, aga salaja selleks, et vältida iseenda sisemist kihte. Aga kui sa jääd keskmesse, kui sa ei lähe kaasa nende kõrvalteede ja fookuse hüpete lõksu, vaid naased ikka ja jälle endasse. Mis toimub minus praegu? Mida ma tunnen? Kus on pinge? Mida on vaja vabastada? Siis sa ärkad järjest sügavamalt ja sügavamalt ülesse. Alati pilk endasse, mitte välja. See teekond nõuab täielikku ausust iseendaga. Kõige võimsam viis oma elu muutuseid luua on see, kui sa saad teadlikuks, kuidas oma elu lood ja mitte inimlikul tasandil, vaid teadvuse tasandil. Kui sa ei näe ennast enam kui lihtsalt inimest,
kellega asjad juhtuvad, vaid kui teadvust, kes kogeb, loob ja mängib, siis teadvuse tasandil saab selgeks see, et iga mõte on seeme, mis hakkab kasvama. Iga tunne on sagedus, mis toob sinuni sarnast sagedust. Iga uskumus on nagu filter, mis määrab, mida sa üldse näha saad. Inimlikul tasandil me tahame muuta olukorda, lahendada probleemi, parandada kedagi. Aga kui sa tõused teadlikkuses kõrgemale, siis sa näed, olukord muutub iseenesest, kui sagedus sinu sees muutub. Sa ei pea enam maailma kontrollima, sest sa saad aru, et maailm on sinu projektsioon nagunii. Ja see on tohutult väestav ja samas väga vaikne ja sisemine töö. See ei karju, see ei vaja tõestust, see lihtsalt on. Kui sa seda täpselt ja täieliku selgusega näed ja selle omaks võtad, mitte ainult meeletasandil, vaid oma kehas, siis saad sa hakata valima teadlikult, mida sa lood. Ära püüa ega proovi seda ainult mõista, vaid kehastada. Mitte ainult teada, vaid tunda seda iga rakuga, sest tõeline loomine ei toimu mõttejõuga üksi. See sünnib läbi sageduse, mida sa oled. Kui sa tajud oma elu loomist täielikkuses selgusega keha tasandil, siis sa ei reageeri enam automaatselt, sa valid. Sa ei otsi kinnitust väljapoolt, sa tunned tõde seestpoolt. Sa ei loo enam läbi hirmu, sa hakkad looma läbi kohalolu ja armastuse. Selles seisundis iga valik, iga sõna, iga liigutus on kooskõlas sinu sügavaima olemusega. See on see hetk, kus elu hakkab näitama sulle seda, kes sa tõeliselt oled, mitte seda, mida sa oled uskunud, kartnud või varjanud. Sa ei ürita elu kontrollida, vaid sa muutud eluks iseendaks. Ja see on suurim vägi. Muutes enda ja ainult enda olekut läbi selle saab nähtavaks teistsugune reaalsus, kui me siiani seda näinud oleme. Kui sina muutud, siis kõik muutub. Mitte seepärast, et maailm muutub, vaid sellepärast, et sa häälestad end ümber teisele sagedusele. Ja selle uue sageduse järgi kohandub ka 3D maailm. Sest see ei saa jääda samaks, sest energeetiliselt võngud sa teisiti ning elu kohandab end sinu energia järgi. Elu kohandab end, et viia väline sagedus sinu sisemise sagedusega kooskõlla. Ja see pole enam reageerimine ega parandamine välise järgi, see on nagu häälestamine iseenda sees. Kui sa muudad oma nooti, muutub terve meloodia. Kõik, mida me peame tegelikult tegema, on olla teadlik oma olekust, oma tundest, sisemisest seisundist, vibratsioonist ja seejärel liikuda sellest kohast, mitte vanast harjumusest või hirmust. Ja see tekitab reaalsuse nihke, sõna otseses mõttes, sest sa ei koge maailma enam selle vana mina kaudu, vaid selle uue, ärkava, vaba, kohal oleva olemuse kaudu, kes sa tegelikult oled. Teadvuse tasandil lood sa kõike ühtemoodi, mis tahes kogemused, kõik käib ühtemoodi ja see ei toimu läbi soovimise, visualiseerimise või tõmbamise, vaid läbi olemise, läbi selle, kes sa oled hetkel siin ja praegu. Selles kohas sa ei manifesteeri midagi selleks, et midagi saada.
Sa ei tõmba midagi ligi väljastpoolt. Sa ei kontrolli elu, sa oled elu ise. Kõik kogemused, rõõm, valu, rahu, kaos tekivad samal viisil läbi sinu sageduse, oleku, teadvuse seisundi. See on loomine oma loomulikus vormis, mitte protsess, mida sa teed, vaid seisund, milles sa oled. Seda mõista on üks asi, aga kui see teadmine kehastub, siis ei teki enam küsimust, kuidas ma midagi loon. Sest sa tead, ma juba loon. Kõik, mis sinu ümber toimub, on projektsioon sellest, mida ma olen. Kui me paneme korraks kõrvale kõik oma teadmised, uskumused, identiteedid, narratiivid ja lihtsalt vaatame, tunneme, kuulame, küsime, mis siis, kui see ongi tõde? Vaata seda uudishimuga, hästi avatud pilguga nagu laps, et mis siis, kui see ongi tõde. Ja tunnetad seda ja märka, mis su kehas toimub. Tõde ei tule mõtetena, vaid tunnetusena. Lapselik uudishimu ongi tee valgusesse. Ilma otsuseta, ilma arvamuseta, ilma vajaduseta mõista, lihtsalt vaadelda ja tunda. Ilma vajaduseta kohe sildistada. Kui sa praegu teed just seda, paned kõik kõrvale ja tunnetad. Mis toimub sinu kehas? Mis tunne tekib? Kui sa päriselt ei tea ja lased tõel end ilmutada, mitte mõtetes, vaid kehast. Meie ühiskondlik kokkulepe, see standardne elukogemus, mida meile pakutakse, põhineb ideel, et sa oled keha, sa oled eraldatud teistest, sa pead midagi saavutama, et olla väärtuslik. Elu on väliste asjade kogum, mida tuleb kontrollida või mõista. Aga see kõik toimub läbi taju filtri, mis toetub eraldatusele. Kui see filter lahustub, mitte mõistusega, vaid kogemuslikult kehas, siis toimub see, mida paljud kutsuvad ärkamiseks. Sest siis sa ei usu, et kõik on üks. Sa oled see. Sa ei räägi, et oled osa kõigest. Sa tunned, et oled kõiksus, mis kogeb ennast läbi inimeseks olemise. Ja sa ei püüa midagi mõista, sa lihtsalt lubad olla. Eraldatuse illusioonis elamine on nagu unenägu, kus sa usud, et kõik toimub seal väljas, aga tegelikkuses kogu kogemus, kogu maailm, see sünnib sinus. Kollektiivne eeldus, et maailm on mehaaniline ja killustatud, et kõik on eraldi objektid ruumis, et mina olen siin ja sina oled seal, ongi sügavaim unustuse alus. See paradigma ütleb, maailm koosneb eraldiseisvatest asjadest. Elu on masinlik, põhjus-tagajärg süsteem ja sina oled väikene osa sellest süsteemist, kes peab hakkama saama. Sellest vaatepunktist tulevad ka kontrolli vajadus, pidev võrdlemine, eraldatuse valu, puuduse ja hirmu teadvus. Aga see on vaid tajumudel, mis toetub teatud sagedusele. Sellele, mida ego ja mõistus suudavad haarata. Aga kui taju nihkub, siis selgub, ei ole asju, on ainult energia, teadvus, vibratsioon. Ei ole mina ja sina, on ainult üks teadvus, mis vaatab iseend erinevatest vaatenurkadest. Ei ole välismaailma,
kogu kogemus sünnib sinus ja sinus avaneb kogu universum. See ei tähenda, et mateeria kaob või füüsiline kogemus pole oluline, vastupidi. Aga see kõik muutub elavaks, teadlikuks, ühendatuks. See pole enam masinlik, vaid loominguline tants. Kui inimene millegagi hakkama ei saa, hakkab ta paratamatult mõtlema, kas on vaja midagi muuta või kas viga on temas endas. Isegi kui ta seda endale ei tunnista, võib ta alateadlikult uskuda, et see pole talle ette nähtud või et tegemist on saatusega. Selliseid lugusid ja hinnanguid tekib lõputult. Tasapisi võib ta hakata uskuma, et temaga on midagi valesti, et tal puuduvad vajalikud võimed, et ta on mõttetu, mitte piisav ega väärt oma unistuste elu. Ja kui ta neid uskumusi ei märka ega sea kahtluse alla, loobub ta lõpuks oma soovidest. Ja paljud meist vaikselt loobuvad ka iseendast, ilma et nad sellest isegi täielikult teadlikud oleks. See muster käivitub nii kiiresti ja nii sügavalt, et inimene ei pruugi kunagi märgata, et ta pole elus ära väsinud, vaid ta on lihtsalt ära uskunud vale loo enda kohta. Kui midagi ei õnnestu, siis ego ütleb kohe, ma ei saa hakkama, see pole mulle mõeldud, ma pole piisav. Äkki universum karistab mind. Ja kui seda ei teadvustata, siis see muutub vaikseks, usutavaks müüriks, mille taha jäävad kõik need kirkad soovid, nägemused, tunded, mis tegelikult tahavad sündida ja ellu tulla läbi inimese enda. Ja kõige valusam osa, see, et inimene usub, et temas endas on viga, mitte olukorras, mitte lool, vaid temas. Ja see uskumus katkestab loomise voolu. Aga kui inimene vaatab sellele uskumusele otsa mitte enesesüüdistusega, vaid kaastunde ja teadlikkusega ja küsib, kes mulle seda kunagi ütles? Kas see tegelikult on ka tõsi? Kuidas ma ise loon seda mustrit, uskudes, et ma ei saa? Siis hakkab midagi avanema. Ja kui ta suudab selle uskumuse kehatasandil läbi tunda, lubada sel lihtsalt olla ja mitte samastuda, siis vabaneb tohutu hulk loovat jõudu. Kui sa lased kõigest lahti, liigud teadvuse tasandile, kus kõik pole enam lihtsalt energia, kus pole vaja tegutseda, kus pole vaja tegeleda enesearengu, spirituaalsuse ega valgusõpetustega, kus pole vaja harjutada tehnikaid ega meetodeid, siis kaob vajadus energia kallal töötada, end tervendada või oma sisemise lapsega tegeleda. Kui sa jõuad kohta, kus taipad, et kõik on lihtsalt teadvuse avaldumine ja hakkad sellest teadlikkusest elama, siis hakkab elu ise sädelema. Sina hakkad sädelema ja hakkavad sädelema ka need inimesed, keda sa koged. See ongi tõeline sina. See ongi puhas olemus, kus kogu elu voolab, mitte kui midagi, mida tuleb saavutada, vaid see, mida juba oled. Enne igat otsingut, enne igat tehnikat, enne igat probleemi, mida parandada. See koht on kodu, algus, olemuse tuum. Seal ei ole vaja midagi teha, ei ole vaja areneda
ei ole vaja tervendada, ei ole vaja lahendada või muuta, sest seal ei ole midagi katki mitte kunagi.